Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes päevikusse tundide genereerimist. Tundide genereerimise õigus on huvikooli esindajal, päeviku omanikul ja muutmisõigustes õpetajatel. Ametnikud ja vaatamisõigustes õpetajad tunde genereerida ei saa. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena. Vaatame esmalt, kuidas tunde mitme kaupa genereerida. Esialgu peame liikuma ajakava tabelisse. Selleks vajutame avalehel küljemenüüst päevikud nupule. Nüüd valime nimekirjast päeviku, millesse soovime tunde genereerida ning vajutame päeviku rea lõpus olevale silma ikoonile. Alla kerides jõuamegi ajakava tabelini. Tundide genereerimine käib ajakava tabelist nupuga Genereerid tunnid päevikule. Tundide mitmekaupa genereerimisel on eeldus, et huvikooli andmetes on lisatud õppeperioodid. Nupule vajutades avaneb pop-up aken, kus on kõik väljad kohustuslikud. Nendeks on lisatunnid alates, lisatunnid kuni, toimumise aeg, kell, ja asukoht. Vajutades nupule Genereeri ja tagasi, genereeritakse ja kuvatakse tabelis tunnid, mis sellesse õppeperioodi jäävad. Ajakava tabelis on veerud kuupäev, alguskell, lõppkell, materjalid, puudu, kohal ja ruuminumber. Kõik need veerud on sorditavad. Kui õppeperiood on lisatud, siis kuvatakse ajakava tabelis kuupäev alates, kuupäev kuni väljades õppeperioodi kuupäevi. Kui õppeperioodi lisatud pole, siis kuvatakse väljades õppeaasta algus- ja lõpukuupäevi. Tunde saab genereerida ka nädalavahetustele ja möödunud kuupäevadele, ehk minevikku. Kui õppeperioodi lisatud pole, saab kasutaja tundide genereerimisel veateate, ühtegi tundi ei genereeritud. Palun kontrollige, kas antud kuupäevad kattuvad õppeperioodiga. Iga tunni rea lõpus on nupud, tunni tulemid, sissekanne, silmaikoon ehk tunni vaatamisvaade, pliiatsikoon ehk tunni muutmisvaade ja prügikastikoon, millega saab genereeritud tunni kustutada. Tunnid, mis on möödunud ja millel puudub tunni tulem, sissekanne, on ajakava tabelis punased. Genereeritud tunni muutmiseks tuleb vajutada konkreetse tunni, mida muuta soovite rea lõpus olevale pliiatsikoonile. Tunni muutmisvaates on võimalik muuta tunni kuupäeva, kellaaega ja asukohta. Vaatame nüüd, kuidas tunde ühekaupa genereerida. Ühekaupa saab tunde genereerida ka väljaspool õppeperioodi. Ühekaupa genereerimiseks tuleb samuti vajutada nupule Genereeri tunnid päevikule. Avanevas pop-up aknas tuleb kõik väljad täita, kuid lisatunnid alates ja kuni lahtritesse tuleb märkida sama kuupäev. Peale seda vajutame taas nupule Genereeri ja tagasi. Genereeritud tunni nägemiseks tuleb kuupäeva lahtrisse sisestada vahemik, millesse tund jääb. Vaatame nüüd, kuidas tundi kustutada saab. Tundi saab kustutada ainult ühekaupa. Iga genereeritud tunni rea lõpus on prügikasti ikoon, mille peale vajutades avaneb pop-up aken. Aknast tuleb täita järgnevad väljad. Teavita päevikuga seotud. Siin on võimalik valida ripploendist, kas teavitus tunni kustutamise kohta saadetakse õppurile, õppuri esindajale või ka mõlemale. Kirjasaatja email, see on vabatekstilahter. Kirja teema ja kirja sisu on samuti vabatekstilahtrid, milles on võimalik anda informatsiooni tunni kustutamise kohta. Kirja allkiri. Selles väljas kuvatakse automaatselt sisse loginud kasutaja nime. Tunni kustutamiseks ja teavituse väljasaatmiseks tuleb vajutada nupule Kustuta ja teavita. Kui tund soovitakse kustutada ka ilma teavitust saatmata, siis tuleb vajutada nupule Kustuta. Kui kustutasime koos teavitusega, saame vaadata teavituse kohta informatsiooni teavituste logist. Teavituste logi nupule jääme õppurite jaotisi juures. Avanevas vaates valime filtri liik alt päevikus tunni kustutamine. Täpsemalt käsitleme teavituste väljasaatmist päeviku teavituste logi videos.